Luuuurija uuris vurriluid. Tal oli palju luuvurre ja ta tegi neid järjest juurde. Kui aga leidis kuskilt uue luu, muudkui puuris sellesse augud sisse, pani nööri läbi ja hakkas uut luuvurri vurritama ja vurrituure uurima. Uuris sabaluud ja abaluud, jalaluud ja kalaluud ja igasuguseid muid luid. Uuris isegi oma kalli küljeluutuurid läbi. Küll tema uuris ja puuris, et mis on kõige parem vurriluu. Ja tegigi luuuurija lõpuks kindlaks, et lambaluu on parem kui hambaluu, et sealuu on parem kui pealuu, et linaluuvurr viriseb ja kooljaluuvurr vuriseb ja umbluuvurr ajab verist vahtu välja. Eks see ongi kõik kokku üks suur umbluu. Ühes majas oli palju igasuguseid puid koos. Siin olid mesipuu ja lasipuu, toobripuu ja pesupuu, rangipuu ja riidepuu, elupuu, juudi jõulupuu ja puujalaga puuslik. Muud suurt õieti polnudki kui puud. See oli puuuurija maja. Korra tuli puuuurija jälle uurimisretkelt ja tõi kaasa uue puu. Jälle üks asjapuu juures ohkas puuuurija naine südametäiega. See on väärt ristapuu, ütles puuuurija. Katsu, kuidas kõliseb. Kõlises küll. Miks ta ei kõlisenud? See oli ju margapuu, puhtast vasest. Juba mitu kuud uuris kuu-uurija kuud. Kuud tuli kuuvalgel uurida, sest muidu ju kuu ei paista. Ometi oli kuu-uurijal kuuvalge käes liiga pime. Mis teha? Kuu-uurija vis kuu tuppa. Tuli välja, et oli aprill.